See võib olla tõesti hea uudis, sest see võib olla lahendus islamistlikule ülevõtmisele, mida meist keegi või tegelikult kõik mõistame, et see võib tõesti suurt vahet teha. Vaatame seda videot. Meil on miljard järgijat, islam on üks võimsamaid religioone maa peal, kuid midagi katastroofilist toimub vaikselt ja peaaegu nähtamatult. Seda kustutatakse kaardilt, mitte sõja ega poliitika tõttu, vaid millegi palju lihtsama ja täiesti peatamatuga. Jõuga, mida islam ei suuda kunagi kontrollida. On 27. märts 2035, hommikune paldakutse, mis kunagi kajas sellistes linnades nagu Casablanca, on paljudes linnaosades vaikinud. Mis kunagi oli mõeldamatu, on saanud reaalsuseks, kui mošeed üle maailma seisavad tirjana või on saanud uue otstarve. Islaam, usk, mis kujundas tsivilisatsioone 1400 aastat, on vaid 2 aastakümnega kogenud enneolematut langust ja seda kõike millegi tõttu, mis alguses tundus nii süütu, Wi-Fi signaal. Kui keegi oleks mõned aastad varem väitnud, et nutitelefonid teevad islamile rohkem kahju kui 1000 ristisõda, oleks teda peetud hullumeelseks. Jah, nii olekski olnud. Kuid nagu me üha enam näeme, võib just internet olla see, mis paljastab islamistid sellistena, nagu nad tegelikult on. Ometi just see ongi toimumas. Mitte vallutuse või jõuga, vaid vaikse inforevolutsiooni kaudu. Täna uurime, kuidas see digitaalne muutus aset leidis, miks internetiühendus sai islami suurimaks nõrkuseks ja mida see enneolematu muutus tähendab moslemi usu tuleviku jaoks meie ühendatud maailmas. See, mida internet täna islamiga teeb, on tegelikult varemgi juhtunud ja need paralleelid on jahmatavad. 15. sajandi Euroopas leiutas saksa uuendaja Johannes Gutenberg trükipressi. Äkitselt kaotavad preestrid oma monopoli piibli üle. Sajandeid kontrollis kirik ligipääsu, pelgendades pühakirja ladina keeles ja olles sisuliselt pääsemise väravavaht. Trükipress muutis seda kõike. Iibel tõlliti kohalikeks keeltesse ja tavalised inimesed said seda esimest korda ise lugeda. Ja mida nad avastasid? Vasturääkivusi, korruptsiooni ja reegleid, mis ei kattunud päris täpselt kiriku õpetustega. Siin astub mängu Martin Luther, munk ja teoloog, keda ei vaimustanud sugugi see, et kirik müüs indulgentse, sisuliselt põrgust pääsemise kaarte raha eest. Tema 95 teesi paljastasid selle korruptsiooni, näitas, et pääsemine tuleb usu, mitte raha kaudu. Trükipressi abil levisid tema ideed kolutulena üle Euroopa, muutes kiriku kontrolli usulise mõtte üle võimatuks. Ja kui sa arvad, et katoliku kirik oli Lutheri pärast pahane, siis oota, kuni kuuled, mis edasi juhtus. Protestantlik reformatsioon puhkes, tuues kaasa uute usulahkude, vaidluste ja teisiti mõtlejate laine, kes kõik seadsid kahtluse alla kiriku autoriteedi. See purustas vaimulike ainuõiguse vaimsele tõele ja viis Euroopa isikliku tõljendamise ning iseseisva mõtlemise suunas. Trükipress lammutas tõhusalt sajandite pikkuse religioosse dogma. Kui inimesed hakkasid pihakirjaga ise tegelema, seadsid nad kahtluse alla mitte ainult kiriku tavad, vaid ka Kristuse põhialused, usk. On nii huvitav mõelda, et ligipääs teabele võimaldab inimestel tegelikult mõelda selle teabe üle, mida nad tarbivad. Ja internet teeb seda võrreldes trükipressiga lausa võimendatult, sest mäletame, et raamatud olid omal ajal kallid. Need on siiani kallid, aga internet on kõigil olemas. See muutus millekski isiklikuks ja detsentraliseerituks, eemaldades usuasutused kui ainsad päästmise ja moraali otsustajad. Nende asutuste kunagi kõigutamatu autoriteet hakkas aeglaselt kokku varisema. Nüüd läheb asi tõeliselt huvitavaks. Järgnes valgustusaeg, periood, mil teadus, filosoofia ja mõistus hakkasid kesksele kohale tõusma. Tulemuseks üha kasvav skepsis religiooni suhtes tervikuna ja ilmalikkuse tõus Euroopas. Sajandaid jooksul see suundumus paisus, viies ühiskondadeni, kus ilmalikud maailmavaated, mitte kristlus, sai paljudes riikides valdavaks. Pean ütlema, ma ei ole selle suur pooldaja. Ma ei arva, et ilmalikkus oleks tervislik tee. Ma tõesti arvan, et inimesed peavad elama koos religiooniga, aga see on huvitav näitaja, et kui inimestele antakse autonoomia selle üle, millist infot neile esitatakse, siis see tähendab, et meie ühiskonnas asjad muutuvad. Asjad muutuvad. Ja see on huvitav teada. Sellistes kohtades nagu Rootsi, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik on religioosne kuuluvus nüüd ajalooliselt madalal tasemel, kus suur enamus peab end ateistiks, agnostikuks või vaimseks, kuid mitte usklikuks. See ei juhtunud üleöö, kuid trükipress süütas sädemega selle muutuse. Nüüd sa ilmselt mõtled, et kui trükipress suutis kristlust nii tugevalt raputada, siis miks islam nii kaua puutumata jäi? Vastus võid sind üllatada. Kristlusel oli islami ees edumaa. Muhammad ilmus areenile 7. sajandil, väites, et sai jumalikke ilmutusi Koopas Meka lähedal. Ja paljud teadlased nõustuvad, et islam võttis teoloogilisi ja jutustavaid elemente üle judaismist ja kristlusest ning põimis need araabia usulisse raamistikku. Isegi paljud Koraani lood, nagu Aadam ja Eeva, Noa laev ja Moosese poolt mere lahutamine, esinevad nii piiblis kui ka Koraanis, kuigi erinevustega, mis sobituvad araabia konteksti. Kuid erinevad kristlusest, millel oli sajandeid aega modernsusega kohaneda ja silmitsi seista väljakutsetega nagu valgustusaeg, on islam suuresti vältinud seda arvete maksmist läbi impeeriumide, kalifaadi ja range vaimuliku kontrolli. See säilitas tõlgenduse ja autoriteedi üle tugevama kontrolli. Täiuslik näide sellest kohanemise erinevusest on see, kuidas iga religioon reageeris teaduslikele avastustele. Selle asemel, et rääkida teile, kumb neist on tõene, eks? Nii et sul on kõik need
Which is true, right? So you have Eelnevad olukorrad, eks. Galileo vaidlustas geotsentrismi 17. sajandil. Katoliku kirik leppis lõpuks heliotsentrismiga. 19. sajandiks tõlgendasid paljud kristlikud konfessioonid üks Moosese raamatut ümber, et sobitada see Darwini evolutsiooniteooriaga. Võrrelge seda sellega, kuidas paljud islami vaimulikud lükkavad evolutsiooni endiselt täielikult tagasi ning mitmes moslemi enamusega riigis on selle õpetamine koolides keelatud. 2018. aasta Pew Researchi uuring näitas, et evolutsiooni aktsepteerimine moslemite seas erinevates riikides oli keskmiselt umbes 27%, samas kui arenenud riikide kristlaste seas oli see 68%. Aga mis juhtub siis, kui religioon kehtestab kontrolli hirmu kaudu? See järgmine osa võib sind ebamugavaks teha. See range kontroll tähendas usujõuga pealesurumist igal võimalikul viisil. Võtame näiteks apostaatide sõjad pärast Muhamedi surma, kui mitmed hõimud otsustasid islamist loobuda. Pärast tema surma alustas Abu Bakr, esimene kaliif, jõhkraid kampaaniaid, et need hõimud taas islami rüppe tuua. Nende kuritegu? Apostaasia ehk islami hülgamine. See karm suhtumine polnud süsteemi juhuslik viga. See oli süsteemi osa, viis tagada islami ellujäämine, surudes teisiti mõtlemise juba eos maha. Igasugust kõrvalekallet Muhamedi ja tema kaaslaste järgitud islami puhtast õpetusest nimetati hereesiaks. Teisisõnu, usu kahtluse alla seadmine või selle kohandamine uute oludega polnud lihtsalt taunimisväärne. See võis sulle elu maksma minna. Ma mõtlen, milline imeline religioon, mille osa olla. Kui sa üritad midagi öelda või midagi kahtluse alla seada, lõpetatakse su elu. Imeline. Meile see väga meeldib. Me tõesti armastame seda. Mõttevabadus kõigile. Ei olnud valik. Just siis, kui arvasid, et see ei saa enam kontrollivamaks minna, läheb see siiski. Islami õpetuste nurgakivi on hoida usklike kontrolli all. Koraan ise hoiatab usklikke, et nad ei uuriks asju liiga sügavalt. Seal on kirjas, teie, kes te olete uskunud, ärge küsige asjade kohta, mis, kui need teid avaldatakse, võivad teid kurvastada. Koraan, 5. peatükk, Salm 101. Tõlkes, ära küsi küsimusi, millele vastused sulle ei pruugi meeldida. See takistas tõusab uudishimu ja intellektuaalset uurimist. Muhammed kinnitas seda seisukohta hadiithis, öeldes väidetavalt. Suurimad patustajad moslemite seas on need, kes esitavad liiga palju küsimusi. Sõnum oli selge. Ma arvasin, et suurimad patustajad on need, kes salgavad islami, aga ei. Need on hoopis need, kes esitavad liiga palju küsimusi, minu usk. See ei ole vägistajad, see ei ole pedofiilid. See on see, kes esitab neid küsimusi. Siin on kahtlusteta usk vooruslik. Küsitlemine on ohtlik. Põhjendus? Küsimused paljastavad paratamatult õpetuse vastuolud. Siin on iroonia, mida keegi ei osanud oodata. See range kontroll uskumuste ja tavade üle õnnestus sajandeid, võimaldades islamil laieneda ja säilitada märkimisväärset ühtsust erinevates impeeriumites. Paradoks peitub aga just selles jäikuses. Iga ususüsteem, mis agressiivselt pärsib muutusi ja küsimusi, muutub lõpuks hapraks ja kokkuvarisemisele vastuvõtlikuks. Läbi ajaloo polnud teisiti mõtlejatel infrastruktuuri, et ühenduda, kahtlusi jagada või kogukondi luua. Siis muutus kõik koos interneti tulekuga. Piirideta maailmas, kus igal küsimusel, ükskõik kui keelatud, oli võimalik kõlada. Internet on revolutsiooniliselt muutnud seda, kuidas inimesed religioosseid küsimusi käsitlevad. EXNA, Põhja-Ameerika endiste moslemite organisatsiooni poolt 2023 aastal läbi viidud usust taganenute küsitluses märkisid endised moslemid, et 78% vastanutest nimetasid internetifoorumeid peamiseks usuliste kahtluste tekkepõhjuseks. Üks Saudi Araabiast pärit vastaja kirjeldas, kuidas digitaalsed ühendused murdsid nende isolatsiooni. Kasvamine riigis, kus usust taganemist karistatakse surmanuhtlusega, tekitab tohutu üksildustunde. Sa arvad, et oled oma kahtlustega üksi. Internet purustas selle illusiooni üleöö. Äkitselt avastasin ma tuhanded teised, kes esitasid samu küsimusi, mida mina olin kartnud sosistadagi. On huvitav mõelda, et internet pakub kogukonda inimestele, kellel pole võimalik seda päriselus omada. Kohta, kus nad saavad veebis rääkida ja arutleda. On huvitav märkida, et sellises kohtades nagu Hiina ei lubata sellist suhtust, sest nad mõistavad, et inimesed kogunevad gruppidesse ja hakkavad vastu. Aga võib juhtuda, et just islami seest tulevad inimesed, kes mõistavad, et neil on selle religiooniga probleeme ning nemad hakkavad seda liikumist juhtima, et sellest vabaneda. Islaam paljastus, selle kihid kooriti lahti, et näidata vastuolusid, moraalseid ebajärjekindlusi ja sajandite pikkust dogmat, mis polnud kunagi tõelise kriitika all olnud. Digitaalne revolutsioon saavutas midagi enneolematut. See sundis terve ususüsteemi halastamatu avaliku vastutuse valgusvihku. Põlvkondi narratiivi kontrollinud usuautoriteedid leidsid end äkitselt jõuetuna. Nende ainupädev tõlgendusõigus haihtus massilise infole ligipääsu ees. Võid arvata, et see kõlab uskumatult. Ole valmis üllatuma. Andmed räägivad veenva loo. Pew uuringukeskuse andmetel lahkub umbes 24% Ameerika Ühendriikides moslemina üles kasvanud inimestest hiljem usust. See on suur arv, mu sõbrad. See peegeldab enamasti kristluse hülgamise määra samas piirkonnas. Ülemaailmselt on seda trendi raskem jälgida, kuna sellega kaasneb häbimärgistamine ja seaduslikud karistused. Kuid on selge, et usust taganemine on tõusuteel ja internet mängib sellest tohutut rolli. Platvormid nagu Redditi, endiste moslemite kogukond, kus on üle 400 000 liikme ja X-i teemaviited nagu #XMuslimBecause on loonud turvalisi kohti, kus inimesed saavad avalikult oma kahtlusi arutada, oma lugusid jagada ja üksteisele toeks olla. Ja see ei piirdu ainult lääneriikidega. Sellistes kohtades nagu Saudi Araabia näitavad uuringud, et märkimisväärne osa noortest, kuni 25%, peab end mitte religioosseks.
mõtle selle peale. Riigis, kus ateismi võrdsustatakse terrorismiga, seab iga 4. noor inimene usu kahtluse alla. Digiajastu on toonud esile nähtuse, mida sotsioloogid nimetavad virtuaalseteks ummadeks, veebipõhised usukogukonnad, mis ületavad riigipiire ja geograafiat. Need digitaalsed ruumid võimaldavad usklikel, kahtlejatel ja endistel usklikel suhelda viisil, mis varem polnud võimalik. Nagu doktor Samina Ali, Georgetown ülikooli islamiuuringute professor selgitab, on see, mida me näeme islami ajaloos enneolematu. Usulise tõlgenduse demokratiseerumine. Kui 16-aastane noor Indoneesiast saab otse X-is vaidlustada Al-Azhari teadlaste fatva ja koguda märkimisväärset toetust, hakkavad traditsioonilised autoriteedistruktuurid lagunema. Maailma väärtuste uuringu statistiline analüüs toob esile selle põlvkondadevahelise muutuse. Alla 30-aastaste moslemite seas sellistes riikides nagu Türgi, Liibanon ja Tuneesia on usuline praktika langenud 12–17%. Ma tahan veel kord rõhutada, ma ei ole inimene, kes usub usulise praktika lagunemisse. Ma arvan, et religioon on üks parimaid asju, millest inimene võib osa saada. See annab väärtust, annab tähendust, see pakub midagi palju enamat kui lihtsalt olla keegi, kes püüab oma maailma eesmärki leida. Samas on see, et internet pakub mingisugust vastust, kohta, kus inimesed saavad aru, et oota, see, mida meile kogu aeg on ette söödetud, ei ole see, mida me tahame ja me tahame vastu hakata. Täiesti geniaalne. Ja ma lisan midagi, mida selles videos ei mainitud, kuigi selle ajalugu oli tõesti huvitav ja te võite seda ise vaadata. Nad on tõesti hea kanal nimega Full of Nations. Kuid see osa, mille pean lisama, on see, et väljaspoolt tulnud inimesed, kes ei kritiseeriks islamiste kunagi, välja arvatud võib-olla suurte sõdade ajal, nii et näiteks olid ristisõdijad, kes võitlesid islamistide vastu, aga olid ka juudid ja kristlased, inimesed, kes lõpuks hakkasid ristisõdu kartma. Nüüd interneti abil saame hakata sellele vastu astuma ja sellest rääkima. Nii et valitsused üritavad meid endiselt alla suruda rassismi tõttu ja me oleme näinud islamiste. Nad püüavad kohaneda, eks. Nad nimetavad seda rassismiks. Nad toovad välja kõik need erinevad asjad. Nad kasutavad enesehävituslikku empaatiat meie vastu, eks. Kassani uus raamat, mis on täiesti hämmastav. Nad kasutavad kõiki neid elemente meie vastu. Aga internet pakub nurka inimestele, kes saavad aru, oota nüüd. Meile söödetakse mingit jama, et me peame selle lihtsalt vastu võtma, sest me ei taha olla rassistid. Aga tegelikult osutub see asi meie elule täiesti kahjulikuks ja meid see ei huvita. Ja just sellised liikumised nagu vastupanu ja teised inimesed, kes on internetis ja ütlevad tere, meile see ei meeldi, see on probleemne, need tekitavadki poliitilise surve selle tagasipööramiseks, eks. Nii et see ei puuduta ainult usust taganenuid või inimesi, kes religioonist lahkuvad, mis minu jaoks on midagi, mille suhtes ma pole kindel, kuidas ma end tunnen, vaid ka võimet tuvastada ja näha asju reaalsuses, mida sa ilma internetita poleks näinud. Sul poleks olnud võimalik saada ligipääsu erinevatele vaatenurkadele või ühendada punkte, et need asjad toimuvad mitmes riigis. Me ei teaks, et Euroopat võetakse üle sellisel viisil, nagu see praegu toimub. Me ei oleks kõigist neist asjadest teadlikud. Ja just siin ongi internet see, mis aitab paljastada ning toimib tööriistana, mis tõestab meile, et me saame üles tõusta ja ühtseks saada. Ja on miljoneid ja miljoneid inimesi, kellel on lihtsalt kõrini islamistlikust ülevõtmisest. Ma ei usu, et inimesed peaksid religioonist lahti ütlema, nii et nad lihtsalt arvavad, et tead, jumalat ei ole olemas ja liiguvad edasi ateismiga. Ma ei arva, et see on tervislik eluviis. Aga ma tõesti arvan, et religioon, mis ütleb sulle, et ta tapab su, kui sa selles kahtled, on tohutult problemaatiline ja sul peaks olema lubatud selles kahelda ning sul peaks olema lubatud seda kahtluse alla seada. Ja ühiskond, mis ütleb sulle, et kui sa kahtled milleski, mis sulle halb tundub, oled sa rassist, selle asemel, et anda sulle võimalus mõelda, see on problemaatiline. Ja internet on hakanud teenima mõlemat ja mina isiklikult olen sellega täiesti nõus. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.